Tere kõigile. Tõesti ei ole ammu näinud ega ammu teiega kokku puutunud, sellest on ju väga kaua aega möödas. Sellepärast ongi tore jälle hakata rääkima. Ma just kuulasin siin natukene seda eelmist juttu ka, et tundub, et see minu jutt on nüüd suhteliselt vastandlik, sest et siin oli, või vähemalt lõpupooleni, siis kui ma sisse logisin, kuulsime väga palju sellist praktilise sisuga seotud juttu ja häid nõuandeid õpetajatele, et minu jutt tuleb selline, küll ka praktiline, aga võib-olla selline kergelt, ütleme siis rohkem heietuse moodi. Aga ma loodan, et see ei jää teie jaoks ainult, siis ma ei tea, umbes nagu lapsepõlve ja noorepõlve meenutamiseks ja heietamiseks, et võib-olla on sealt võimalik midagi, kuidagi siis võib-olla kaarega kasutada ära ka emakeele õpetamise juures. Ja mis ma siis mõtlesin, kui ma selle pealkirja välja pakkusin Heidile, et mis see keele liigutamine on, kuidas üks asi viib teiseni. Ma ütlesin, et võib-olla on huvitav, kui ma räägin sellest, kuidas ma kõigepealt sain tõlkijaks, mis olid need sellised suuremad mõjutajad selle tee peal, kuidas kujunes välja see, mismoodi ma ise hakkasin mõtestama tõlkimist ja siis, kuidas sealt edasi jõudsin ma ka kirjutamise juurde ja kuidas need kaks on tegelikult mingis mõttes väga erinevad, aga samas jällegi teineteisega üsna seotud alad. Aga ma mõtlesin, et ma alustan ülikoolist, aga ei saa, tuleb pisut veel tagasi minna, sest et vahetult enne siia sisse logimist tuli mul meelde, et kui ma käin koolides ja raamatukogudes lastega kohtumas, siis lapsed tihtipeale küsivad, et mis on teie lemmikraamat ja mis oli teie lemmikraamat, kui te olite ise laps. Ja siis mul on alati raske seda öelda, sest et lemmikraamatuid on inimesel alati palju, aga üks, mida ma saan julge südamega öelda, on need raamat, mida ma lapsena tõenäoliselt kõige rohkem kordi lugesin, on Rumtsais. Röövel Rumtsais ja kuna ma olen seda lastele palju öelnud, siis ma olen ka hakanud mõtlema, et miks see nii on, et miks ma seda, või miks see raamat mind lummas kuidagi siis, kui ma olin väike, ütleme kuskil niimoodi algkooli ja põhikooli piiri peal. Ja ma olen hakanud arvama, et see ei ole mitte ainult see lugu, mis on ju ka iseenesest tore, et röövel, kes ebaõigluse tõttu peab, õieti kingsepp, kes ebaõigluse tõttu peab oma kingsepa töökohast lahkuma ja minema metsa ja hakkama röövliks. Ja et kui toredad need seiklused seal siis on, et peale selle on selle raamatu juures üks huvitav asi, mida kohtab lasteraamatutes hästi harva. See on see, et tegelased räägivad küllaltki palju võõrkeeltes, nad kasutavad seal on vürst ja vürstinna näiteks, kes kasutavad suhteliselt palju prantsuse keelt, siis see on niimoodi, et tekstis ongi, kuna see on tšehhi raamat, eks ole, tšehhi raamatus on prantsuskeelsed lauseid ja need on siis joone all ilusasti tõlgitud. Peale selle on seal ka näiteks saksakeelseid sõjaväelisi käsklusi, links, rechts ja nii edasi ja see kuidagi nagu tõmbas tähelepanu. Ja siis teine asi võib-olla veel, mis ei puuduta nüüd võõrkeelt, vaid just emakeelt, aga mitte seda siis normeeritud emakeelt, on see ka veel selline lapsepõlve meenutus, et kui olid mingisugused suguvõsa suured peod, siis seal oli inimesi, kelle puhul ma märkasin juba üsna väikesena, et nad räägivad teistmoodi, nad kasutavad mingeid teistsuguseid sõnu, nad isegi hääldavad eesti keelt natukene teistmoodi, jah, see oli sellepärast, et pool minu suguvõsast on siis Pärnumaalt Tõstamaa poolt ja sealt pärit rannakalurid. Ja see rannakalurite keel oli kusagil sellise meie eesti keele, ütleme siis Pärnu linna eesti keele ja Kihnu keele vahel. Ja sealt oli mida tähele panna ja mida kõrva taha panna, et siis kui hiljem hakata juba ise midagi keelega tegema, hakata keelega tööd tegema, et siis niisugustest kohtadest on olnud võimalik saada ehitusmaterjali siis nii-öelda, ütleme selle keele kasutamise jaoks. Aga siis teeme suure hüppe edasi, siis ma võin natukene rääkida sellest, kuidas minust sai tõlkija. Et siin on natuke sellist kultuurilooliselt huvitavat ka. Ma läksin õppima Tartu Ülikooli prantsuse keelt ja kirjandust ja seal oli minu õpetajaks
Eva Toulouse, kes olid Pariisis etendusel, nägid teda istumas seal kusagil saalis tagapool stiiliharjutuste etendusel. Ja tema on niisugune huvitav inimene, et tal on 3 emakeelt. Juba see on selline asi, mis kuidagi väga vaimustab. Ta on ema poolt siis itaallanna, tema isa oli portugallane ja nad kolisid perega Pariisi, kui Eva oli umbes 12-13, nii et seal ta omandas siis oma 3. emakeele, mis kujunes emakeeleks koolis. Et tema hariduse keel suures osas on prantsuse keel. Ja hiljem sai temast endast siis ka prantsuse kodanik ja ühesõnaga ta nimetab ennast nüüd prantslaseks. Ja temaga olid meil ülikoolis siis tõlkeseminarid, iseenesest väga huvitav tegevus. Istusime koos, tõlkisime kõik ühte ja sama teksti, iga kord luges keegi oma tõlget ette ja siis arutasime seda üksipulgi niimoodi lause haaval. Vabandust. Ja siis, kui neid seminare oli juba 2-3 aastat olnud, siis ma julgesin võtta ette esimese tõlkeraamatu. Ja kuna oli veel selline võimalus, et minu sõber Marek Tamm alustas parasjagu kirjastuses Varrak uue sarjaga ajalugu ja sotsiaalteadused, siis ta pakkus mulle välja sellise võimaluse, et ma võisin ise valida, millist raamatut ma tahaksin tõlkida, mis oleks siis seotud ajaloo või muude sotsiaalteadustega. Ja mina siis niimoodi noore mehe upsakuses valisin välja Claude Lévi-Strauss'i raamatu Nukker troopika. Lihtsalt teile teadmiseks, et see on selline umbes 500 leheküljeline väga huvitavate ja ka küllaltki keerukate mõttekäikudega raamat, kus puudutatakse peale sellega veel väga palju eksootilist, et seal on palju eksootilisi rahvaid ja hõime nii Amazoniast kui ka igalt poolt mujalt, vahepeal käib autor ära Indias, Pakistanis ja nii edasi. See on igas mõttes üks selline väga raske harjutus, eriti algajale tõlkijale. Ja siis juhtus niisugune asi, et ühel hetkel oli mul, ma ei mäleta enam miks, vaja soovituskirja mõnelt tõlkevaldkonnas kogenud inimeselt ja ma läksin seda soovituskirja küsima Ain Kaalepi käest. Ei saa olla suuremat nime Eestimaa tõlkevaldkonnas. Ja Kaalep palus mul siis ka kaasa võtta mingisuguse väikese proovitõlke, et eks ta siis loeb selle läbi ja kindlasti on sellega kõik hästi ja ta siis kirjutab mulle soovituskirja. Selle proovitõlkega oli nii, et ma olin selle väga põhjalikult läbi kontrollinud kõigepealt ise mitu korda ja siis teinud koostööd ka Eva Toulouse'iga, kes aitas mul siis väga põhjalikult kontrollida, et sisuldasa kõik oleks õige, et ma oleksin prantsuse keelest õigesti aru saanud. Ja nii olin ma siis selle tõlke peale 100% kindel. Ja siis oli niimoodi, et me leppisime kokku Ain Kaalepiga, et me kohtume, ütleme, pärast nädalavahetust ja siis ta tuleb selle soovituskirjaga. Aga siis juhtus selline lugu, et tal ei olnud kaasas soovituskirja, vaid tal olid mulle ainult üsna valjud ja karmid sõnad öelda. Ta oli selle teksti teinud täiesti tumepunaseks, kõik maha tõmmanud ja alla kriipsutanud ja kirjutanud ka mõningaid soovitusi, aga põhiliselt siis toonud esile just need kohad, mis justkui eesti keeles õieti ei kõlba. Ja tema põhisõnum oligi see, et teie, härra Kohv, kui prantsuse filoloog, tõenäoliselt saate kenasti aru prantsuse keelest, aga ärge piirduge sellega, et te loete ainult prantsuskeelset kirjandust, vaid seda enam, kui te tahate tõlkida, pöörake tähelepanu eestikeelsele kirjandusele. Lugege võimalikult palju eesti klassikat, Douglast, Tammsaaret, Vildet ja nii edasi, kõiki neid autoreid, kes on teinud selle eesti keele, mida me siin praegu kasutame. Ja peale selle kindlasti vaadake ringi Tartu Ülikoolis, sest meil on siin suurepäraseid eesti keele loenguid. Minge võtke neid lisaks oma tavapärasele programmile. Ja vaadake, et võib-olla siis tuleb teist veel midagi, aga et praegu ma soovitan küll, et igal juhul jätke see tõlkimine pooleli, et ärge sellega üldse edasi minge. Loomulikult siis ma olin hästi solvunud selle peale ja ei jätnud tõlkimist pooleli. Aga
siiski suutsin nii palju alla neelata, need karmid sõnad, et ma hakkasingi tegema seda, mida Kaalep ütles. Ilmselt pärast mingisugust vahet. Hakkasingi teadlikult lugema Eesti klassikuid. Tegin täiesti korraliku sellise Tuglase perioodi ja Tammsaare perioodi ja mõne aja pärast, võib-olla mingi 2-3 aastat pärast seda, ühe väga sügava Krossi perioodi ja veel teisigi Eesti klassikuid ja võtsingi kätte ja läksin Tartu Ülikoolis kuulama Eesti süntaksit näiteks, Eesti õigekirjaloengut ja veel igasuguseid eesti keele loenguid ja seminare, mida sealt siis oli võimalik leida. Ja siis ma hakkasin aru saama küll, et tõesti jah, et selleks, et tõlkida võõrkeelest mõni raamat või ükskõik mis teos või kas või täiesti tavaline tehniline tekst oma emakeelde, selleks ei piisa sellest, et ma saan väga hästi aru võõrkeelest, vaid ma pean väga hästi kuni kõige väiksemate nüanssideni valdama oma emakeelt. Aga mõtlen siin vahepeal, ma võin teile isegi kurioosumi korras ette lugeda ühe kirja 23. novembrist 1995. Ja selle on kirjutanud siis härra Kaalep mulle. Lugupeetud härra Kohv, mu süda hakkas valutama teie pärast. Mu epistel jäi siiski liiga lühikeseks. Esiteks, kuidas end täiendada eesti keele alal, eriti tõlkimist silmas pidades? Soovitan raamatut Meriste Liivaku, kuidas seda tõlkida. Muidugi ju ka Tiiu Erelti äsjast Eesti ortograafiat ja viimase aja kooliõpikuid. Teiseks, Levi-Strossist oleme ju huvitatud meie, akadeemia toimetus. Kuidas oleks, kui prooviksite siiski tõlkida umbes 20–30 lehekülje ulatuses esindusliku katkendi sellest raamatust, ennast tõsiselt pingutades, samal ajal meie keeletoimetaja nõudlikku töötlust arvesse võttes võiksite ju asjaga hakkama saada. Minu range suhtumine olgu seletatav sellega, et meil on liigagi palju tegemist olnud algajate tõlkijatega, kelle töö tegelikult ära on pidanud tegema meie keeletoimetaja. Unistame tõlkijaist, kelle tööd üldse enam parandada poleks vaja. Äkki saame teist siiski ühe sellise. Võtke ühendust meie osakonnatoimetaja Eduard Parhomenkoga, sobiva katkendi leidmiseks ootame teie ettepanekuid. Tervitades Ain Kaalep. Et selline ajalooline dokument on mul õnneks säilinud, et saab meeles pidada või hoiate meelde tuletada seda õppetundi. Ja siis selle sama raamatu puhul tegelikult asi ei piirdunud üksnes Ain Kaalepi nõuannetega, vaid järgnesid toimetajad. Kuna tegemist oli niivõrd sellise põhjaliku, mahuka ja väga keerulise teosega, siis õnneks oli neid 2 korda mööda. Kõigepealt luges mu tõlke läbi ja parandas seda väga jõuliselt Tiiu Hallap, kes on ise filosoof ja tõlkinud väga olulisi filosoofia teoseid eesti keelde. Ja kui ma olin siis need nii sisemised heitlused kui ka heitlused toimetajaga ära pidanud Tiiu Hallapiga, siis järgnes tema ema Tatjana Hallap, kes on ju ka, kindlasti olete kuulnud tema nime, et tema on tõlkinud väga palju olulisi teoseid eesti keelde, nii prantsuse kui minu teada ka vähemalt hispaania ja võib-olla veel mitmetest keeltest. Ennekõike mäletasin teda sellepärast, et ta on tõlkinud Punamütsikese eesti keelde. Väga selline märgiline teos. Ja ka Tatjana Hallapiga oli jällegi väga palju parandamist teises toimetamise ringis, väga palju sellist oma ego alla neelamist, aga õnneks sinna kõrvale ikkagi ka tähelepanemist, et jah, eesti keeles, kuidas asju eesti keeles öelda, sest et tõlkimise käigus on väga lihtne ära unustada seda, et mis tõlkega juhtub, on see, et see jõuab ju Eesti lugeja lauale või Eesti lugeja silmade ette ja tema ei taha seda teksti lugeda nii nagu ilmselgelt ära tuntavasti siis tõlget või mingisugust võõrkeeles kirjutatud raamatut, vaid tegelikult tahab ta ennekõike ikkagi seda raamatut lugeda nii, nagu see oleks kirjutatud tema emakeeles. Nii et see oli jah, selline
kuivõrd tol ajal ei olnud võimalik tõlkimist eraldi mingisuguse õppekava raames õppida, siis ma arvan, et nii-öelda eluülikoolina oli see tegelikult väga-väga hea ettevalmistus. Ja niimoodi on see tegelikult olnud ka teiste toimetajatega, kes on ka igaüks ikkagi aidanud mul kuidagi mingis etapis üle saada sellest hädast, mis tõlkijaid tihti tabab, et sa tõlkimise käigus enam ei märka võib-olla ütleme siis piisava põhjalikkusega seda lõpp-produkti, et oma tõlget ise üle lugedes ei saa enam aru, et see võib kõlada kohati võõrapäraselt ja et kuidas siis tegelikult on seda asja võimalik eesti keeles öelda, kas elegantsemalt või siis, ütleme nüansseeritumalt. Nii et tõlge oleks oma nime väärt ja et lugeja saaks lugeda raamatut, mida ta väärib. Siis hiljem on veel olnud igasuguseid selliseid huvitavaid seiku ja huvitavaid ideid, mis on minu juurde jõudnud kuidagi mingeid kummalisi ideid pidi ja aidanud ka vormida seda arusaamist sellest, et kuidas siis ikkagi, mis strateegiat kasutades tõlkida ja kuidas jõuda siis selle nii-öelda lõpptooteni või selle lõpliku tekstini, mis vastaks enam-vähem minu ideaalile tõlkimisest. Näiteks üks suurepärane trikk, mille ma õppisin Prantsusmaal ühel hoopiski tehnilise tõlke koolitusel Rennes ülikoolis, seal oli siis professor Daniel Guadec, kes ütles, et tema tihtipeale kasutab oma õpilaste puhul sellist trikki, mida ta prantsuse keeles nimetab strumpfimine. Häda selles, et kui noor tõlkija alustab tõlkimist, siis on tal kalduvus kuritarvitada sõnaraamatut. Ja see tähendab seda, et kui niipea, kui tekstis tuleb ette esimene võõras sõna, minnakse sõnaraamatu kallale ja kirjutatakse sealt üles selle sõna esimene vaste võõrkeeles ja sellega siis asi piirdubki. Ja tihtipeale see esimene muidugi on nii vale, kui vale üks vaste saab olla. Ja siis selleks, et harjutada inimesi suhtuma tekstisse mõistusega nii-öelda, et mitte tegema tõlget ilma mõistuse osaluseta, nagu öeldakse, siis ta õpetas neile seda strumpfimist ja selle asja mõte on selles, et kui teil on üks võõrkeelne lause või kas või lõik või ütleme isegi lehekülg ja teile satub ette esimene sõna, millest te aru ei saa, siis ärge sööstke sõnaraamatu kallale, vaid asendage see sõnaga strumpf või mina mõtlesin, et eesti keeles ei ole nüüd ka puhas eesti keel, on ju, aga ikkagi kõigile Eesti lastele tuntud raamatus Pipi on selline nähtus nagu spunk ja ma mõtlesin, et võib-olla võiks seda siis asendada sõnaga spunk ja proovida neid võõraid või arusaamatuid nähtusi tekstis välja spunkida. Nii et kui mul tuleb lause, seal on üks võõras sõna, ma asendan selle siis ükskõik, spunk on ju sõna, mida saab kasutada nii nimisõnana, tegusõnana, omadussõnana kui määrsõnana kui mida iganes. Ja nähes seal seda spunki siis või kasutades seal seda spunki, üritan aru saada, kas selle lause mõte jõuab minuni. Ja siis tuleb välja, et tõesti tihtipeale on niimoodi, et kontekst kõneleb iseenese eest või et kontekst ja ka tekst ise suudab tegelikult oma mõtte paljastada ka siis, kui me ei saa aru igast viimasest kui sõnast. Ja siis, kui ma olen umbkaudu aru saanud sellest, mida teksti autor on tahtnud öelda, siis lähen ma ja kasutan sõnaraamatut, ma juba tean, mida sealt umbes oodata, mida tähele panna, millistest tähendustest kindlasti loobuda, mis ei lähe kokku minu tekstiga ja nii edasi. Et see näiteks oli üks selline väga oluline trikk või ütleme oluline avastus, mis andis aimu sellest, kuidas tekstile läheneda. Et tekst ei ole lihtsalt mingisugune sõnade jada, millel kas on või siis ei ole mingisugust mõtet. Reeglina autor on ikkagi sinna pannud mõtte. Ja niimoodi tasapisi millimeetri haaval siis kogunesid need kivid kivide peale ja muidugi tõlkimise käigus ka, eks ole, et nüüd on neid aastaid juba päris palju olnud, kui ma olen tõlkinud kirjandust ja ka igasuguseid muid asju.
ja siis on nagu midagi sealt niimoodi välja selginud. Aga üks väga oluline raamat veel, mille autor, kuidas ma ütlen, ma tõlkisin selle ja mul oli tõlkides väga hea meel näha, et autor ütleb raamatus otsesõnu välja midagi niisugust, mida ma olen ise pidanud paari aastakümne jooksul õppima, et kuidas tõlkimisse suhtuda ja see raamat, ma näitan teile seda siin ka. Selle pealkiri on Grammatika ülistus. Selle autor on Jean-Pierre Minaudier, kes viibis samuti Pariisis Eesti saatkonna saalis, kui me mängisime teile stiiliharjutusi. Ja ta on selle raamatu kirjutanud siis oma lemmikhobist, milleks on teaduslike grammatikate lugemine. Ja ta ütleb ka siin niimoodi, et kui mõni inimene tahab lihtsalt rannas lesida puhkuseks või mida iganes teha midagi, kus mõistust üldse kasutada vaja ei ole, siis tema jaoks on puhkus just see, et ta näeb tohutult vaeva ja pingutab iga viimast kui oma ajurakku selleks, et aru saada võõra keele grammatilisest struktuurist, kuidas see on üles ehitatud. Loomulikult ta ei õpi kõiki neid keeli rääkima ega isegi mitte lugema, aga just selline põhimõtteline huvi keelte ülesehituse vastu. Ja see raamat on kirjutatud ka niimoodi nagu tõeline komöödia, ühest küljest tohutult palju nalja saab ja ühtlasi on see ka väga põnev. Et omaette selline kangelastegu kirjutada põnev ja naljakas raamat grammatikast, mis tundub ju enamikule inimestele nagu ikka väga hullult igav asi. Ja siin ütleb ta siis näiteks niimoodi. Ka kirjanduses tugineb teksti kirjanduslik kvaliteet, stiilirikkus ja ilu mõnes keeles laialdase sõnavara, mõnes teises aga rikkaliku grammatiliste vahendite paleti kasutamisele, mis tähendab, et esimest tüüpi keelest teist tüüpi keelde tõlgitud tekst võib tunduda lame, kuna sihtkeeles ei saa kasutada samasuguseid vahendeid nagu lähtekeeles. Kuid ei tähenda samas, et selles oleks ressursse üleüldse vähem. Et tõlge oleks loetav, peab tõlkija seega teksti sihtkeele olemust arvestades ümber stiliseerima. Igasugune tõlkimine on kirjanduslik loometöö ning et see hästi õnnestuks, on äärmiselt oluline. Ei, ma vaatasin, et siin midagi. Mõtlesin, et minu ühendus on paigast ära läinud, aga vist ei ole. On kirjanduslik loometöö ning et see hästi õnnestuks, on äärmiselt oluline põhjalikult tunnetada keelt, milles see tõlgitakse. Ja tõesti, see ongi see, võib-olla siis see kõige suurem rõõm, mis mind tabas seda raamatut kõigepealt lugedes, aga eks enne tõlkima hakkamist jõuab sellised mõned detailid ära unustada ja seda raamatut tõlkides siis teist korda sain ma täieliku sellise rõõmu plahvatuse osaliseks. Ja siin on juba jõuame siis selle teise osa juurde, millest ma ka mõtlesin natukene rääkida, on siis see, et kuidas tõlkimine võib viia kirjutamiseni, ei pruugi, aga võib. Ja tegelikult päris palju tõlkijaid, kes on ühel hetkel ka ise hakanud kirjutama, mõni võib-olla ühe raamatu, mõni on jäänudki kirjutama, mõni on tõlkimisest loobunud ja pühendunud pigem ilukirjanduslikule loomingule. Mingis mõttes on need kaks asja väga sarnased. Nüüd samamoodi jälle, et kui ma käin kohtumas lastega, siis tihtipeale küsitakse, et kumb on raskem, kas tõlkimine või kirjutamine. Et selle puhul näiteks on niimoodi, et ma pean lastele päris ausalt ütlema, et mina ei saa sellele vastata, sest sellel ei olegi vastus sellele küsimusele. Sest tõsi, tõlkimise puhul on see eelis, et pole vaja oodata, kuni mingi lugu sulle pähe kargab või kuni sünnib mõni tegelane, kes siis peab kuidagi sinu juhtimisel tegutsema hakkama loos. Et need lood on juba olemas ja tegelased on juba olemas ja sinu kui tõlkija ülesanne on siis neist vaimustuda ja püüda kuidagi koos nende lugudega jõuda omakeelse lugeja juurde. Aga teisest küljest on jälle nii, et kui kirjutades hakkab mõte tõeliselt lippama või tekib nagu mingisugune selline avanemine ja sa hakkad kirjutama, satud nagu, kuidas ma ütlen, satud mingisugusele lainele surfama, võib-olla tõesti siis selline võrdlus, nagu ma küll ise kunagi surfamas ei ole käinud, aga
aga olen näinud, kuidas seda tehakse, et siis ootad ära selle oma õige laine ja sadud sinna peale. Siis on kirjutamine nii hõlbus ja lihtne, et sõna raskus ei lähe sellega mitte ühestki kohast kuidagi kokku. Siis võib-olla hiljem, et kui lugu on kirja saanud või mingisugune idee on kirja saanud, et siis selle viimistlemise puhul, jah, tõsi, tuleb küll ka ränka vaeva näha, aga siis see ei ole enam nii ränk, sest et suur rõõm on juba olnud. Ja vaat nüüd ma jõuangi siis selle juurde. Kõigepealt siis see osa kirjutamisest, mis puudutab seda surfamise lainet. Kui ma teile ausalt ütlen, samuti on seda väga palju küsitud, millal hakkasite kirjutama ja miks, siis mina hakkasin kirjutama küllaltki kõrges eas, ma olin ümmarguselt 30-aastane ja see juhtus täiesti kogemata, täiesti ilma igasuguse arvestuseta, ootamatult langes mulle peale mingisugune selline asi, mida võiks nimetada siis inspiratsiooniks või loomepalanguks või milleks iganes. Sinnamaani ma olen tegelikult suhtunud pigem niimoodi nagu karikatuuridel, et luuletaja, kes istub kohvikus ja ootab inspiratsiooni, et põhimõtteliselt on ta ikkagi nagu pigem petis, kes teeb ennast sellega huvitavaks. Ja siis ma sain kuidagi aru, et see on tõesti olemas ja see ei olnud üleüldse mitte väga meeldiv kogemus. See esimene vähemasti, sest see tuli see tuli niivõrd ootamatult ja kuidagi nii suure hooga, et see võttis mõneks ajaks une ja kuidagi tekitas isegi, ma ütleksin, pigem ängi ja vaeva ja kuidagi, et oli vaja need tekstid endast välja saada. Ma ei tea, võib-olla see on sageli esimese raamatuga niimoodi, ma ei oska öelda. Öeldakse juba näiteks näitekirjanduses, et iga inimene suudab oma elust kirjutada ühe näidendi, aga siis näitekirjanik võib saada sellest, kes suudab sealt edasi minna ja hakata kirjutada teise, seejärel kolmanda ja siis enam mitte nii väga oma elust, eks ole. Et võib-olla see on üleüldiselt nii, aga igal juhul oli see mingi selline väga suur avastus. Ja siis sealt edasi on kuidagi neid raamatu mõtteid tulnud pisut leebemal kujul, aga tihtipeale kirjutamine on ikkagi läinud suhteliselt suure hooga ja mõtlesin, et ma siin näitan teile ka siis ühte raamatut, millest on olemas ka mõned tõlked ja siin saab ka jälle natuke rääkida nende kahe seosest, siis kirjandusloomingu ja tõlkimise seostest. See raamat on niisugune, siin peal on Eesti pass ja üks rahvariidenukk. Raamatu pealkiri on Eestluse elujõust. Kes kuulsid meid Pariisis kõnelemas, kui oli see väikene kohtumine, olime seal Jan Kausiga koos, siis vist oli sellest natukene juttu ka. See on nüüd selline raamat, kus ma võin täiesti ausalt öelda, et mina ise olen kirjutanud väga vähe. See koosneb Eesti inimeste stereotüüpsetest lausetest ja mingisugusest sellisest, mingisugusest igapäevamulast, mis siis, kui see mingisugusel viisil kokku panna, võib hakata andma meile aimu sellest, mis on ühe rahva või vähemalt osa rahva kollektiivne alateadvus. Mulle kuidagi tundub, et see mingil määral see tekst on sellist ülesannet kandnud, sest et ta sai ilmumise ajal väga palju tähelepanu ja siiamaani küsitakse, et kus seda raamatut veel osta saaks, nii et nüüd on, ma ei tea, ma isegi ei mäleta enam täpselt 4. või 5. trükk on jälle otsas ja ma olen mõelnud, et kas siis tõesti on vaja jällegi trükikoja poole pöörduda, et seda veel pisut juurde teha, sest et vajadus on. Ja selle raamatu puhul oli siis, hoog oli peaaegu sarnane, nagu selle kõige esimese luuleteose kirjutamisega. Ma tegin selle raamatus niimoodi, et ma ei käinud lindistamas inimesi tänavatel ega sünnipäevadel või kuskil kontekstis, vaid need eestlaste laused hakkasid ka kuskilt, ühesõnaga mingisuguses sisekõnes mulle järjest tulema. Ja siis oli mul niisugune sundtegevus mõned nädalad, et mul oli suuremat sorti märkmik taskus, pliiats samamoodi ja ma kirjutasin neid eestlaste lauseid üles. Nii et ühel hetkel, kõige võib-olla selline huvitavam koht, kus ma seda tegin, oli sõprade pulm ja seal siis ikkagi lapsed pidid mind küünarnukiga taguma, et kuule, lõpeta nüüd ära, et inimesed hakkavad juba vaatama ja et nii ei ole ilus. Aga kirjada sai.
ja, ja kes seda saab lugeda, saab siis ise otsustada, et kas siin on midagi eestlaste kohta üleüldisemalt öeldud või ei ole. Nii, ja siis selle teosega seotult tahtsin ma näidata raamatu soomekeelset tõlget, mille on teinud kirjanik Miga Kerenen. Miga on selline eriskummaline mees, kellel käivad ka peal mingisugused hood. Ja ühel hetkel ta siis sattus mu raamatut lugema ja sattus sellest kuidagi väga suurde vaimustusse ja ütles, et nii, ta tahab selle nüüd soome keelde tõlkida, mis tegi mulle muidugi väga head meelt. Aga nüüd see soomekeelne tõlge, nii või teisiti, sellist raamatut ei olegi võimalik tõlkida, ütleme siis tavapäraseid meetodeid kasutades, ei ole lihtsalt mõeldav, et kui soomlased veel midagi eestlastest teavad, siis ma arvan, et ikkagi, kui lihtsalt tõlkida need laused soome keelde, siis need ei ütleks soome lugejale mitte kui midagi. Nii et mida tegi Miga Kerenen? Tema võttis need laused ette, üritas aru saada, mida igaüks neist lausetest võib tähendada eestlase suus, milline inimene võiks seda öelda. Kui see lause öeldakse, siis milline võiks olla mõju selle lause kuulijale ja nii ta siis kirjutas selle kõik ümber, tõstis selle kõik ümber soome keelde ja soome kultuuri. Ja vaat nüüd mul on juba meelest läinud, ta ei nimeta seda siin kaane peal ka tõlkimiseks, vaid ta ütleb selle kohta koulinud ja mitte soome keelde, vaid soome oludesse. Siin on tekkinud küsimus, kas ma saaksin 2-3 lauset ette lugeda. Ja saan ikka. No esimene lause, mis ütleb midagi nendele, kes on elanud Eestis 90ndatel aastatel või 2 lauset poliitikute kohta on näiteks see, et Laar lasi Eesti põllumajanduse põhja ja Savisaar on siga. Et neid lauseid võis väga-väga palju kuulda. Võtame siit praktiliselt ükskõik. Ainuke kord, kui see mees kaine peaga nutnud on. Issand, kui kõhnaks jäänud, täitsa otsa lõppend. Väikesed lapsed ka, kõik viidi ära, kõik. Oi jeldene jessuke. Kali, värske kali, 3 kopikat õlu otse vabriku väravast. Need kanged 2-liitrised sarvikud ja mis nad on, need on veel kõige hullemad. Kuni su küla veel elad sina ka, aga mitte sellest ei tahtnud ma täna rääkida. Ja nii edasi, et niimoodi läheb see eestlaste asi ja siis soome keeles tundub, et on sarnane, sest et seda soome versiooni me oleme Migaga paar korda Soomes osaliselt niimoodi jupiti esitanud ja inimestele kuidagi läheb see päris hästi korda, need jäävad kuulama ja nad tunnevad ennast mingil määral selles tekstis ära. Põhiline erinevus on see, et minu raamatus on keskel on üks monoloog, mis räägib kah ühte-teist eestlastest ja seal on rõhk pandud, ütleme siis selle peale, kuidas eestlased on väga palju kannatanud rahvas, Liivi sõda, Põhjasõda, katk ja nii edasi ja siis küüditamised ja sõjad, uuemad ilmasõjad, vabadussõda ja Miga ütles, et tema ei suuda soome rahva hingest midagi niisugust leida, ehkki tegelikult neil on ju ka olnud kodusõda, mis võib olla ka selline ilmselt ongi olnud väga suurte kannatuste põhjus või ma ei tea, talvesõda ja jätkusõda, aga tema kui tõeline jalgpallifänn leidis, et palju hullem oli aastal 1997 toimunud mingisugune, ma ei mäleta, kas MM või EM-sarja jalgpalli valikmäng Ungari vastu, mille Soome kaotas viimasel hetkel, nii et tema jaoks on siis see nii suur traagika, et ta valas selle siia sellesse monoloogi, nii et tõlkimisel mõnikord võib juhtuda igasuguseid väga eriskummalisi asju, aga ma usun, et see ei teinud sellele minu raamatule olulisel määral liiga, eriti kui see on selline tõlge, mida enamasti igal pool esitleb Miga ise, kes suudab ka väga hästi selgeks teha, et nii need asjad lihtsalt käivad. Ja siis üks teema, mida ma tahtsin veel puudutada, mis jällegi seob kokku tõlkimise ja kirjutamise, vähemalt minu puhul, ma arvan, et võib-olla ka teiste puhul, kes tegelevad mõlemaga,
on see, et vahel teadlikult ja tahtlikult, aga vahel täiesti kogemata või mingisuguseid kummalisi salateid pidi on minu kui tõlkija töölauale jõudnud selliseid raamatuid, mis on kuidagiviisi, ütleme siis väga lähedases vaimses suguluses nende asjadega, mida ma olen ise kirjutanud. Ja see ei ole alati niipidi, et ma loen midagi huvitavat, siis tõlgin selle huvitava raamatu ära ja siis see kuidagi nii otseselt mõjutab mind, et ma kirjutan ise midagi sarnast. Ehkki seda on üritatud ka näha. Minu raamatutest on otsitud, ma ei tea, prantsuse mõjutusi näiteks. Kui valmis see minu kõige esimene luuleraamat Vana laul, ma mäletan, et Märt välja taga leidis, et see on mingi õudne sentimentaalne jama ja arvatavasti tuleb see sellest, et Kohv on liiga palju prantsuse filme vaadanud. Aga jah, see oli selline huvitav lähenemine, et kaugeltki mitte kõik prantsuse filmid ei ole sentimentaalsed ja üleüldse sentimentaalsus ei ole mingisugune prantsuse kultuuri eripära. Aga see selleks. Ja ühesõnaga, et need mõjutused ei ole alati olnud nii otsesed. Ma tahtsin teile näidata niisugust raamatut, mille pealkiri on 100 rahva lood. Kust tuleb raamatu pealkiri, see on muidugi kõigile selge, et see on see muinasjutusari, mis siis, kui mina laps olin, sellest sarjast oli väga palju raamatuid enam-vähem igas kodus olemas. Lapsed lugesid muinasjutte. Ja muinasjutud on tõepoolest, ma ei tea, kas see tõttu, et ma neid lapsena lugesin või kuidagi lihtsalt loomultasa olnud väga olulised. Ülikoolis ma õppisin ka prantsuse keele ja kirjanduse kõrval veel rahvaluulet ja etnoloogiat ja sealgi puutusin kokku muinasjuttudega siis juba sellisel pisut teaduslikumal tasandil ja ma mäletan, et mulle tundus mingis mõttes ka jällegi silmi avav, et selline suur Eesti mõtleja nagu Uku Masing on väga põhjalikult tegelenud maailma muinasjuttudega, neid tõlkinud, neid uurinud ja siis mitte ainult Eesti just nimelt, vaid väga laiaulatuslikult ja ka rõhutanud muinasjuttude tähtsust. Ja see kõik kokku arvatavasti siis ühel hetkel pani käima mingi järgmise sellise kirjutamise hoo. Kui sündisid need 100 rahva lood, see on siis nüüd selline raamat, jällegi eksperimentaalne, mis koosneb muinasjutu pealkirjadest. Et selle kohta on ka öeldud, et see mingis mõttes on selline lugude raiskamine, et pakud välja loo pealkirja ja kohati jutustab pealkiri juba muinasjutu sisu ära, et võiks need lood ju siis lahti kirjutada, aga minule kuidagi tundus, et võib-olla on huvitavam, kui lugeja kirjutab need jutud lahti ise oma peas või oma südames. Ma siin mõned ette lugeda näiteks ka. Muinasjutt ootamisest, muinasjutt hädast ja viletsusest, muinasjutt soojast valgusest, muinasjutt üksilduse sajast näost, muinasjutt hambahaldjast, õnneliku lõpuga muinasjutt inimesest ja rahast, muinasjutt kurbadest mänguväljakutest, muinasjutt saavutusvajadusest ja nii edasi ja mõned on siis juba sellised üsnagi pikad, mis päris muinasjutu mõõta välja anna, aga on ka rohkemad kui ainult pealkiri. Ja nii tekib siit mingisugune selline sõnade, ma ei julge seda päris sümfooniaks nimetada, võib-olla see on kuidagi liiga enese kergitamine, aga mingisugune selline kompositsioon, mis loodetavasti tekitab lugejas siis tunde, et mõned nendest muinasjuttudest tahaks päriselt iseenda jaoks lahti jutustada. See raamat on oma meetodi poolest ju mingis mõttes sarnane selle eestlase elujõust lausete kogumikuga, ehkki tooni ja sisu ja paljude asjade poolest on mitte just vastandlikud, aga nad on siiski ka väga erinevad. Mõned raamatud veel, mis natukene meenutavad, mitte nüüd täpselt neid teosid, aga kuidagi mingisugust lähenemist maailmale või ja mille ma olen siis hiljem ära tõlkinud ja siin on näiteks esimene, mille juurde ma ei jõudnud mitte ise, vaid selle raamatu Ookeani kutse pakkus mulle kirjastaja Leelo Märjamaa. Ja niipea, kui ma selle lahti tegin, siis ma sain aru, et see sobib väga hästi minu
noh, mõttelaadiga ja minu kuidagi ettekujutusega heast kirjandusest. See on niisugune raamat, kus autor on toonud Pöialpoisi muinasjutu tänapäeva. Siin on perekond, vaesem perekond, kus on 7 poega, kusjuures nad on 3 paari kaksikuid ja üks kõige väiksem on siis selline, kes on erakordselt väikest kasvu ja ei räägi sõnagi, aga suudab ennast oma näoilmete ja kuidagi olemisega kõigile selgeks teha, nii et kõik kuulavad ja kuuletuvad talle. Aga see selleks. Raamatu ülesehitus on selles mõttes väga huvitav, et see koosneb väga lühikestest peatükkidest, nad on, ütleme niimoodi 3-5 lehekülge ja igas peatükis räägib uus inimene. Kõik need 7 venda saavad sõna, mõni siin mitmel korral ja on väga palju erinevaid tegelasi, ema ja isa, kes räägivad omal sellisel talupoeglikul viisil, sellist lihtsat maainimese keelt, siis on näiteks sotsiaaltöötaja, kes on selle vaese perekonna juures käinud. Ja siis väga palju tegelasi, kes on neid vendi kohanud rännakul, sest nii nagu muinasjutus, siis ka siin need vennad otsustavad kodust ära põgeneda, sest neil on tunne, et vanemad tahavad neist vabaneda ja need ühesõnaga kas lihtsalt mättasse lüüa või viia metsa ja sinna jätta, nii et targem on ise enne ära põgeneda. Nii et iga peatükk on täiesti uus keel ja täiesti uus maailma nägemine. Nii et jällegi väga-väga huvitav, mingis mõttes selline eksperimentaalne, on tõesti väga istuvad igasugused eksperimendid kirjanduses ja võib-olla ka mujal. Ja seetõttu näiteks niisugune raamat ei saa öelda, et see hiljem oleks mind väga palju mõjutanud minu enda teoste kirjutamisel ja teisest küljest jälle ma ei jõudnud selle juurde kuidagi nii, et ma hakkaksin otsima spetsiaalselt eksperimentaalseid raamatuid, mida ma tahan tõlkida, vaid see lihtsalt tuli ja sattus õigesse kohta. Või siis teine niisugune raamat, mille ma küll ei või vanduda tegelikult, kas leidsin ise või sattus selle peale Prantsusmaal minu abikaasa Eva, kes on ka prantsuse keelt ja kirjandust õppinud ja kellega ma jagan seda rõõmu, et me saame lugeda üheskoos prantsuskeelseid raamatuid. Igatahes Philippe Delerme'i raamat, mille siis eestikeelseks pealkirjaks sai Väikesed naudingud. Ja see on jälle, koosneb ka üsna lühikestest peatükkidest, ka sellised paari leheküljelised. Ja see kirjanik ongi võtnud sellised naudingud, mida võib-olla iga päev ei märkagi ja siis kirjeldab neid omal mingisugusel väga õrnal ja tabaval viisil. Kõige esimene lugu selles raamatus näiteks kannab pealkirja Nugataskus ja ta meenutab seda, kui sulle poisina on kingitud esimene taskunuga. Prantsusmaal on see, et kas see on Opinel või Laguiole ja mõlemaga seostuvad mingisugused kindlad muud jooned perekonna puhul, ühiskonnaklassi puhul, mida iganes, või isikliku maitse puhul. Siis klaasike Portot, mis kaasneb ühel siis keskelt läbi prantslasel sellega, kui ta rüüpab Portot või näiteks õunte lõhn. Lähed keldrisse ja keldris lõhnavad õunad. Ma arvan, et see näiteks on asi, mis võib kõnetada ka Eesti inimest või ka auru sisse hingamine, kui ollakse külmetunud, siis tuleb pliidi ääres seista ja rätik üle pea panna ja kuuma auru sisse hingata. Ja ühesõnaga niisugused sellised pisirõõmukesed, mille ta on siin läbi kirjutanud ja sellest kokku pannud raamatu. Huvitav on see, et seda raamatut ei olnud Prantsusmaal üldse raske avastada, sest et see oli nii populaarne, et juba esimese aasta või paariga müüs ta Prantsusmaal üle 1 miljoni eksemplari, nii et inimesed tundsid ennast tõesti selles ära. Nii et jälle selline, kuidagi otseselt ei sarnane mitte ühegi teise raamatuga, mida ma oleksin tõlkinud või mis ma olen ise kirjutanud, aga mingisugune sugulus on. Ja ühtlasi on see raamat siis niisugune, mis andis mulle väga põhjaliku võimaluse ka mõelda läbi see, kuidas tõlkida. Sest mõned asjad, mida ta kirjeldab, on väga sügavalt prantslaslikud ja kuidas siis nüüd üritada eesti keelt kasutades see teha niimoodi, anda talle niisugune vorm, et ka Eesti inimesel oleks seda huvitav lugeda.
Siis veel üks niisugune minu enda raamat, mis mingis mõttes jälle kajastab natukene nagu sarnast viisi läheneda asjadele, võib-olla nagu see eestluse elujõust ja Sajarahva lood. Nende puhul ma küll, ütleme, olen üritanud kasutada väga paljusid erinevaid hääli, et läheneda mingisugusele ühele küsimusele ja püüda siis läbi erinevate vaatenurkade ja saada pihta sellele, et kas seal on mingisugune selline tuum, mida on võimalik tabada. Päris niisugune nüüd ei ole see lasteraamat, kes võidab, aga selles on mingisugune väike sugulus. See on siis raamat, mille ma kirjutasin õige varsti pärast seda, kui Ukrainas puhkes sõda. Ja ma hakkasin aru saama, et lastele ja tegelikult ka täiskasvanutele on vaja midagi niisugust, mis annaks võimalikult lihtsate sõnadega, esitaks nagu mingisugused küsimused sõja kohta ja annaks võimaluse nendel teemadel edasi mõtiskleda ja võib-olla jõuda siis, ma ei saa öelda mingisuguse päris rahunemiseni, aga vähemalt kuidagimoodi natukene mingisugust pinda jalge alla otsida. Ja siin ma siis hakkasingi mõtisklema, teksti sai kokku väga vähe, siin on 10–12 sellist paari lausega lehekülge. Hiljem leidsin siis ka Ukraina illustraatori Oksana Tratškovska Instagramist. Õnneks on tänapäeval olemas sotsiaalvõrgustikud ja internet, et sellised loomingulised koostööd on selle võrra lihtsamaks saanud. Oksana, kes siis ka haakus kuidagi nende teemadega, loomulikult teada on ju ukrainlanna ja mõtleb väga palju sellest, mis seal toimub. Ta on ise ka sõja eest pagenud, praegu elab Barcelonas ja otsib seal mingisugust pinda jalge alla. Ja nii me siis selle tegime ja me tegime selle raamatu veel 2 poolega ka, nii et üks pool on eestikeelne ja ma siin näitan ka. Nii. Ühtepidi on eestikeelne ja teisipidi ukrainakeelne ja need 2 versiooni siis saavad keskel viimasel pildil nii-öelda saavad nad kokku. Ja just täna sain teada, et kohe-kohe on meil võimalik need raamatud ka laiali saata Ukraina lastele, kes on Eestisse tulnud. Neid on küll nii palju, et päris kõigile me ei suutnud, igaühele me ei suuda raamatut kinkida, aga meil õnnestus välja selgitada, kus on need koolid, kus on kõige rohkem Ukraina lapsi ja siis sinna saata, nii et kokku kingituseks läheb neid 1400. Seda tänu Kultuurkapitali toetusele ja siis ka võib-olla olete kuulnud või kasutanudki sellist keskkonda nagu Hooandja, et ka seal oli väga palju inimesi, kes tahtsid toetada seda projekti, et Ukraina lastele oleks võimalik selline raamat saada. Ja ma arvan, et peale nüüd nende sõjamõtete äkki on sellest natukene kasu ka keele õppimisel, et kui ta loeb oma ukrainakeelset poolelt ühe väga lihtsa lause ja keerab raamatu ümber ja leiab teiselt poolt selle sama asja eesti keeles, siis võib-olla ta saab mingisugust natukene tuge eesti keele õppimisel. Suur osa neist on ju Eesti koolides ja Eesti lasteaedades, nii et see eesti keele omandamine neil tegelikult juba käib, aga et olgu siis selline väike lisamaterjal ka. Nii, ja ühesõnaga tegelikult neid seoseid asjade, mõtete ja keelte vahel on maailm nii täis, et ongi, ma ei tea, kui te mäletate need, kes kuulsid, mida Jan Kaus rääkis seal Pariisi siis selles kohas, kus toimus teie seminar või konverents ja kus me siis ka mõningate inimestega kohtusime, et tema üks selliseid suuremaid lugemiselamusi oli Merlin Sheldrake'i raamat, mis selle ingliskeelne pealkiri on Entangled Life, läbipõimunud elu äkki siis eesti keeles, mis räägib seentest, seeneniidistikust ja sellest, kuidas see täidab kõik meile tuntud ja ka tundmata elus ja eluta looduse. Et siis mul on tunne, et need sellised vaimsed seosed, vaimsed ja hingelised sidemed on samamoodi täitnud kogu maailma ja jumal tänatud, et on. Et siis ongi huvitav jälgida seda, kuidas need sidemed meid kannavad ja mida nad meiega teevad ja kuidas
ma ei oska öelda, kas me saame neid ära kasutada, aga kuidas me saame neist siis võib-olla ka tuge leida. Võib-olla on niimoodi ilusam öelda. Niimoodi. Väga raske on öelda, kas siit nüüd oli midagi niisugust, mida on võimalik ka lastele emakeele õpetamisel kasutada, aga äkki siis neid samu seeneniidistikke pidi kunagi hiljem tekib mingisugune uus seos ja vaat siis seda uut seost võib-olla on võimalik ära tunda ja rakendada õpetaja töös. Kas teil on küsimusi? Minul on, Janne Dombrovski siin. Jaa. Ma olen kuulanud Vikerraadios ja seal ka räägitakse nendest tõlgetest ja värkidest vahest saadetes ja nii huvitav on teada, mis raamatud kirjutatakse, kuna kõik inimesed siin on üle maailma. Et tegelikult, kas on mingisugune veebileht, kus saaks vaadata, mida on tõlgitud eesti keelde, sellepärast et minust keeleõppes on väga oluline, et kui sa saad lugeda selles keeles, millest sa õpid ja siis pärast eesti keeles seda raamatut peale lugeda, see sõnavara eesti keeles palju laieneb, sest sa ei kasuta neid sõnu, mis raamatus kasutatakse, eks ole. Kuidas seda vaadata? Kõige põhjalikum andmebaas on Ester, mis on siis Rahvusraamatukogu andmebaas. Sealt saab otsida nii autori kui pealkirja järgi. Aga kui on tegemist mõne praegusel ajal sellise populaarse raamatuga, siis saab vaadata, on ju nii Rahvaraamatol kui ka Apollol on päris põhjalikud veebilehed, et midagi, mida on kohe võimalik osta näiteks, et seda saab vaadata sealt. Aga jah, üldiselt see Ester on üks igavesti hea andmebaas. Kas see on ester.ee siis või? Ma kohe kontrollin järgi. Vanasti sai sinna kuidagi Rahvusraamatukogu. Ja, ester.ee. Siis vist ei ole probleemi, aga kui sa liige ei ole, aga ma just mõtlesin, et sest neid raamatud... Seal ei pea olema sugugi liige, vaid seda, mis raamatud on olemas Rahvusraamatukogus, saab vaadata ka ilma registreerumata. Nii et jah, ester.ee täitsa tundub, et on olemas. Vaata, mis avaneb. Ja tulebki kohe. Tere tulemast e-kataloogi Ester. Et kui sisse logida, siis on juba võimalik mingi peenemaid asju seal teha, tellida endale näiteks mingi raamat ette, kui lähed kohale Rahvusraamatukokku või tänapäeval saab isegi postiautomaati tellida endale raamatu ja need on juba sellised põhjalikumad võimalused. Aitäh, suur tänu, väga huvitav kuulata. Aitäh. Teie elukäiku. Kas on veel mõni küsimus? Kas teil on mingid soovitusi näiteks, ütleme, mitte ainult noorematele lastele, aga ütleme niisugused pubekaealistele, et mida võiks soovitada, mida te olete täheldanud, mis on nagu huvitavad nende jaoks? Eesti kirjandusest? Jah. Uuema aja Eesti kirjandusest oleneb, kui pubekas ta juba on, aga vähemasti sellised 12, 13, võib-olla ka 14. Väga soovitan Jaanus Vaiksoo seda King number 39 ja see on sari siis, mis on jõudnud vist 40 ja 41 ka. Minu teada oli tal plaan neid kirjutada kokku 5. King number 42 vist on veel ilmumata. Aga näiteks need on väga toredad ja hästi kirjutatud ja ka põnevad. Et võiks olla raamatud, mis võib äkki isegi peibutavad sellist noort, kes ei ole harjunud väga palju lugema. Mis selle Jaanuse perekonnanimi oli? Vaiksoo. Ma panen siia sõnumisse ka. No lapsed on ju erinevad, mõni loeb 13-aastaselt väga palju ja mõni alles hakkab lugema. Jah, no ütleme, et see on siis noorele, kes 14-aastaselt Dostojevskit veel ei loe. Et nad on pisut lihtsamad ja krimi, aga tõesti hästi kirjutatud. Esimene neist oli jah, panen siia kirja ka. Aga fantaasiaraamatuid? Eesti fantaasiaraamatutest ma ei tea kahjuks suurt midagi, sest ma ei loe neid eriti. Ma ei oska kahjuks soovitada. Peale selle, et kunagi ammu lugesin küll mitmeid Indrek Hargla fantaasiaraamatuid enne, mida ta
mitmeid kirjutanud enne seda, kui ta sinna Melchiori teema juurde jõudis. Ja ka need Melchiori raamatud on tegelikult väga head, aga neid väga noorele inimesele ei julge soovitada, sest seal juhtub igasuguseid õudusi. Et oleneb, kui palju inimene, milline on tema vastuvõtuvõime. Ma avastasin seda muide niimoodi, et ma ise ei mäletanud, aga ju ma siis olen piisavalt kalk, et lugesin need läbi ja meeldisid ja olid põnevad ja siis meie kaksikud poisid lugesid neid umbes 12 aasta vanusest, hakkasid lugema ja kui nad kirjeldasid, mis seal kõik toimub, siis ma mõtlesin, et kas oleks pidanud äkki nagu soovitama, et ärge veel alustage, aga no nad pääsesid traumadeta. Elasid üle. Vahest lastele ei mõju, see nendel sõidab see üle pea või see ei ole nii traagiline, kui nad teadlikumaks saavad tegelikult. See on natukene nagu muinasjuttudega ka tegelikult, jah, sest et muinasjutud võivad olla ikkagi ääretult julmad ja see ei tähenda, et see tingimata rikuks lapse elu, et pigem tema otsib sealt mingeid muid asju ja ta oskab seda vastu võtta mingil teisel tasandil, mida meie ilmselt ei kujuta isegi ette. Ja siit tuli väga hea, tõesti hea koht, kust otsida laiemalt soovitusi on Eesti Lastekirjanduse Keskuse kodulehekülg. Nad annavad seal lausa niimoodi vanuse kategooria kaupa, soovitavad, mida lapsed võiksid lugeda. Et siit kommentaaridest selle lingi järgi saab sinna kohale. Mina tänan teid, et ära kannatasite. Kui ei ole praegu rohkem küsimusi, siis ma soovin teile head jätku ja loodan, et me siis kohtume kunagi kusagil veel. Aitäh teile!